käsi, kes on kuulnud, et lootöö on kusagil, keegi on lootöö ära teinud 2 päevaga? Ei ole? Tõstke käsi, kes on üldse selles elus midagi kuulnud. Mina tulin, tellisin teil midagi ja käin ja küsin teie käest kogu vastuseid. Teie olete disainerid ja peate selle meeskonna tööna selle loo ära lahendama. Igaüks teist eraldiseisvalt võtab paberi ja kirjutab sinna üles ühe oma koolipäeva. Paneme kõik, mis pähe tuleb, me paneme kirja, sest see, kas see on oluline või ei ole oluline, selgub hiljem. Te peate grupis üksmeelselt valima ühe muutuja, mis teie päeva ära kuidagi muudaks või mingid kohad ära rikuks. Loogikat veel paremaks ja kõige efektiivsem viis on üritada seda kellelegi teisele seletada.
on viha rasvumine, lihamassi kadumine, liigne energia, laiskus, nõrkus, liigesvalu. Me valisime siis muutuja, elekter kaob ära, külmkapp ei tööta, toitu ei saa külmas säilitada, toit rikneb. Probleem, toitu ostetakse liiga palju ette. Tere, meie oleme Miina, Sander, Sten, Helena, Hanna ja Georg ja meie probleem oli, et õpilastel on hirm eksida. Meie eesmärk oli leida viis, et toit ei rikneks ära. Toidu rikkumise põhjustajad on putukad, bakterid ja hallitus, ületootmine, kehvad säilitustingimused ja kehv pakend. Meie tegime ka enda firmale nagu logo, me panime selle nimeks FFU ehk siis Fungus for You ja siis me tegime planeedi, kus on seened kasvades üle terve planeedi, näidates, et see on siuke väga tähtis innovatiivne toode. No, kiirelt. Kas seda millal kasutatakse soustisele? Meie probleem oli siis see, et pikaajalise elektrikatkestuse tõttu muutusid nutiseadmed kasutuks ja sõpradega suhtlemine muutus teistsuguseks ja keeruliseks. Kuidas lahendasime? Lähed otsid sõpra tema trennist, arutad sõbraga läbi päevaplaani, saadad postiga kirjasi ja siis kohtumispaika liigud kas ratta või siis jala. Sest telefon on nagu keha osa ning lapsevanemad on nad liiga palju ära hellitanud. Meie lahenduseks on siis see, et loome igale inimesele võimaluse tegeleda oma individuaalse hobiga. Meie valisime siis muutujaks selle, et kool lendab õhku ja mis sellest siis edasi saab. Probleemiks on see, et õpilased ei saa ilma koolita nii hästi õppida. Tänapäeval sõltuvad peaaegu kõik eluvaldkonnad digitehnoloogiast, internetis ja sidevõrkudest. Meie probleem on see, et meil tekkis olukord, kus elektrit pole, tanklad ei tööta ja kütust ei saa. Kaugem mõju on näiteks haiglad jäävad elektrita, inimesed surevad. Saaremaal puutub võimalus varustada oma kodanikke toiduga, säilitada ja tagada seda toitu hädaolukorras. Ehk seda kõike probleemi, mis me välja mõtlesime, kuidagi talitsedes, siis mõtlesime välja süsteemi. Süsteemi siis kokku 4 kategooriat, ruumid, toiduvaru, säilitus ja jagamine. Ja juhusel, kui hakkab väheks minema seda, siis teeme endale juurde põllumaid, ehk lükkame laiali kõik surnuaiad ja mõttetud peenrad ja sinna hakkame kartulit panema. Meie ideeks oli siis leiutada asi, mis on mõeldud inimestele, kes ei saa teha süüa 2 käega. Küsimused? Ei oskagi nagu küsida. Meie muutuja on need elektrikatkestus, mille tõttu toit rikneb ja probleem on, et ostetakse liiga palju toitu. Tere, meie grupi probleemiks on, et inimesed teavad, et joogivesi on reostunud. Meie probleemi põhjusteks olid, et inimestel puuduvad oskused ja vahendid, et kontrollida põhjavett. Ja meie muutujaks oli õpetajate streik. Ja selle arutamise käigus jõudsime probleemini liigne vaba aeg ja mõtlesime, kuidas seda targalt sisustada. Miks üldse tekib liigne vaba aeg? Tekib, sest puudub tahe ja või oskus oma aega sisustada. Meie leiutasime sellise vahendi nagu Vilja. Meie algne probleem oli siis see, et tuli lumetorm, mille hiljem ülistamise kriisiolukorras, kus pole puhast vett. Nii, aga mis see Vilja täpsemalt on? See on selline väike seadeldis, mis käib kraani külge kinni. See töötab kas siis akupangaga, juhtmega või päiksepaneelidega. Aitäh!